tere, armas äriõiguse sõber! Oleme pannud üles näidisdokumendid osakapitali suurendamise kohta mitterahalise sissemaksega. Selleks on vaja 3 dokumenti. Esiteks osanike otsust, teiseks mitterahalise sissemakse eseme väärtuse hindamise akti ja kolmandaks mitterahalise sissemakse eseme üleandmise lepingut. Täna räägime mõne sõnaga mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise aktist. Üldreegli kohaselt mitterahalist sissemakset hindab juhatus, kui osaühingu osakapitali suurus jääb alla 25 000 euro ja muul juhul audiitor. Nüüd juhatus hindab mitterahalise sissemakse väärtust selle hariliku väärtuse alusel ja küsimus on selles, kas mitterahalisest sissemaksest, sellest varast, mis osaühingule üle antakse, kas selle väärtusest piisab sissemakse tegemiseks. Kui juhatusel ei ole võimalik mitterahalise sissemakse eseme väärtust määrata, sellel puudub harilik väärtus või see on raskesti leitav, on mõistlik kasutada eksperdi arvamust, kui sellised eksperdid on olemas. Lisaks sissemakse eseme väärtuse piisavuse hindamisele peaks juhatus hindamisaktis hindama ka seda, kas selline vara üldse kõlbab mitterahaliseks sissemakseks. Teatavasti võib mitterahalise sissemakse esemeks olla varaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või õigus. Selliseks õiguseks või varaks ei või näiteks olla osaühingu kasuks tehtav töö või osaühingule osutatavad teenused. Kui teil on mitterahalise sissemakse eseme väärtuse hindamise kohta küsimusi, võtke julgesti ühendust.